tuletaks meelde, kordaks üle, mõnele uued asjad, mõnele väga vanad asjad, mõni teab neid peast, mõni une pealt, mõni ilma uneta, mõni õpetusest. WC-keemia. Mida me kasutame nendes keemilistes WC-des? Keemiaid, mida pakutakse, on väga erinevaid, tootjaid on erinevaid, kuid ütleme siin oma pea 20 aastase kogemuse juures olen kasutanud praktiliselt kõiki, alati kui midagi uut tuleb välja, katsetan, aga mis seal teha? Klassika, tuleb jääda kindlaks klassikale, on Tedford. Sealt saab kogu valiku, kõik asjad, mis on ka õieti mõeldud töötama selle WC-potiga ja tema materjalide ja asjadega, et sealt ei oleks probleeme. Hakkame siis algusest peale. WC-pott on meil selline, enam-vähem selline ta on. Siis aine, mida läheb nagu suhteliselt vähem, tänapäeval on rohkem üldises veepaakides olema, üldises veesüsteemis olevad masinad. Ehk siis ei ole lisaloputuspaaki. Kui on lisaloputuspaak, sinna käib akvarinse. See on selline roosa vedelik. Seda pannakse selle jaoks, et ta desinfitseeriks seda paremini seda potti ja hoiaks teda puhtama ja lõhn on parem. Nüüd, mis on veel väga oluline kogu selle asja juures, on see plastik. See on ABS plastik, see käib selle duširuumid, WC-potid, kogu see asi. Sellel on oma puhastusvahend olemas. Eriti me räägime siit sisu kohta. Kui see ABS plastik pealt libedus ära rikkuda, tean väga hästi, olen ise üle ära rikkunud, läks mul pärast poti sisu vahetusse. Ta lihtsalt hakkab kohe nii määrduma, tõmbab kollakaks, et seda ei saa mitte midagi teha. Ehk igapäevaseks puhastuseks on eraldi vahend olemas. Ja nagu me oleme harjunud, mitte toiletakk, aga analoogne asi, mis on siis selle tugeva mustuse eemalduseks siin. Et samamoodi, aga ta ei riku seda ABS plastikut. Nüüd, siin poti juures on see tihend, mis on kasseti küljes, mis on selline väikene must ümmargune rõngas, aga mis on väga oluline. Mida peab hooldama? Selle jaoks on Tedford ise välja töötanud spetsiaalse õli, millega tuleks teda siin, sõltub kui tihe kasutajal 2-3-4 korda aastas peaks seda sinna peale laskma, et see tihend jääks pehme, mängib. Ja miks selle tihendi olu on see? Hästi tähtis, ta on siin vahel. See luuk avatakse, siit läheb siis otseühendus sellele toimetusele. Kui see tihend on ära väsinud ja seal kui mõningaid toimetusi teha, siis ta võib lekkida siit siia kasseti alla, mis ei ole eriti mugav asi. Ja teine ebameeldiv asi on see, et kui kassett välja võtta rataste peale või püsti, siis ta tilgub, kui see tihend on läinud kõvaks. Ehk need tihendeid saab vahetada, ei ole suur probleem, aga kui teda hooldada, kestab ta kauem ja ei teki neid ebameeldivaid üllatused, sest ei ole eriti lõbus, kui võtate kasseti välja ja seal on, ütleme, et see on kollane vedelik, mis seal ujub. Nii, lähme edasi. Põhiasi, kassett. Kassetis kasutatakse keemiaid selle asja lahustamiseks. Klassika, Tedfordi sinine vedelik. Teeb kõik oma tööd ära. Neid vedelikke on väga palju erinevaid. Mis on nüüd siin see asi, et Tedfordil on ka endal erinev, me kasutame seda kontsentraati. Tedfordil on olemas ka keemia, mille nimi on Weekender. Weekender on täpselt sihuke, et 2 päeva ja oi kui mõnus. Nüüd seda samat sinist on olemas siis lavendillõhnaga veel, kellele mis lõhn meeldib, ja eukalüptusile. Nüüd on olemas veel rohenäppudele see WC-keemia. See ongi selles mõttes rohenäppudele, et kui selle keemiaga kasutada, see on bioloogiliselt lahustav, seda võib ka komposteerida pärast seda. Ehk selles suhtes see on natuke selline klassika. Kõige tugevam, kõige tummisem, kõige rohkem teete oma töö ära, on see Tedford Chases. Nagu ma ütlesin, ma alati katsetan uusi keemiaid ja neid pakkujaid on erinevaid ja vaatan, tuleb jälle midagi uut, proovin ära. Kuidas on WC-keemia kõige õigem katsetus? Tavaline asi, et 90% nendest keemiatest, 80 ütleme, töötavad niimoodi, et kui sa üks päev kasutad, järgmine päev tühjendad, täitsa okei. Aga kuidas seda testida, et kas ta on okei või mitte? Kui see asi WC-pott on pool täis, 3/4 täis või peaaegu täis, jätta ta seismaks nädalaks ja siis tühjendada. Vaat siis saab aru selle õige keemia vahe. Samamoodi hoiab ta siis selle WC-poti seest ka puhtana, et sinna ei ladestu nii palju, kuidas see keemia töötab. Ja olen siin proovinud erinevaid asju. Mõningad on niimoodi, et alguses oli kõik väga ilusad lõhnad ja kui seal 3-4 päeva hiljem tühjendasid, siis oli niisugune tunne, et on elus lõbusamaid asju, mida teha. Nüüd lähme selle WC-kasseti hooldamise juurde. Ütleme, see ülemise osa on, aga kassett. Kasseti puhul ei ole rohkem midagi erilist hooldamist vaja. Ma ise teen seda umbes 4 korda aastas, kuna ma olen aastaringi kasutaja.
on seesama Duo Clean. See sobib ka nüüd nagu mustaveepaagi suuremaks puhastuseks ja WC kasseti puhastuseks. Selle lahus, seda läks 200 milli 5 liitri vee kohta ja mina panen ta sinna WC kassetti, loksutan ära ja panen kasseti niimoodi seisma. Põhimõtteliselt tavaliselt, kui kassett on niipidi, siis ma panen ta hoopis tagurpidi seisma. See eeldab, et see tihend on nüüd korras ja ta nüüd närib kogu selle liigendi ja kogu selle mehhanismide ümbert kõik selle kollase kivi, ütleme, see on katlakivi, selle lahti ja siis ma lasen ta 12 tundi seista. Ütleme ööpäeva. Siis võtan üles, loksutan, panen ta niipidi, loksutan järgmine päev, jälle panen niipidi, loksutan, lasen niipidi, otsad kõik ära, ring peale, see on umbes nädalane protsess, ilma erilise vaeva nägemiseta ja siis loputan ära. Ja praktiliselt peale seda on see WC-pott seest nagu uus. Pluss on see, et need liigendid ei lähe katki ja see on väga ebameeldiv üllatus, kui need seal hakkab haakima ja seal need täidet täis ja siis ta on, võib katki minna ja ta läheb alati katki sellisel hetkel, kui on see kõige lõbusam. Nüüd, seda samat ainet saab kasutada ka just ka autode puhul, autosuvilate puhul, mõnendele üksikute laagissuvilatel, mõnel on oma sisseheited mustaveepaagid. Kui see on väga käest ära läinud, mustaks läinud, ei ole hooldatud, selle lahus sisse ja siis on vaja sõita, et see lahus seal loksuks, puhastaks ta ära, välja lasta ja jälle normaalselt kasutada. Aga seda suurt puhastust saab vältida siukse asjaga nagu Greywater Cleaner või Greywater Fresh, täpsemalt öeldes vanasti oli Cleaneri nime all. Seda läheb umbes 50 milli iga paagitee kohta. Mina panen teda ühe paagi jaoks kööki, teise pesuruumi, siis duši alla niimoodi korda mööda. Nastuke vett peale ja kasutan täiesti tavaliselt nagu autosuvilat kasutan. Ja sa sõidad, liigud, ta loksub seal, ta hoiab siis need näidikuvardad puhtad, ta jääb kogu selle kasseti puhtana. Mis on siis veel üks hea oma, mida tasuks jälgida, mitte sõita lahtse mustaveepaagiga. Seal on plastikkuulkraanid, kui sa kogu aeg lastad seda mustust sealt läbi joosta, siis ta lõpuks kitib selle kraani kinni ja neid keeratakse päris tihti puruks ja jää kinni ja kõik siuksed asjad. Lihtsam on sellega, käid ära, loksub ära, lased välja, kinni, jälle korras. Pluss on, kui see aine on sees, siis ei juhtu seda asja, et suvi lähel ta läheks haisema. Tihtipeale on see, et ta seisab, need vaisulukud on väiksed, kuivavad ära või sõidad, loksuvad tühjaks ja siis on selline, eks igaüks teab, kes seda kasutanud on, tuleb see lõhna tuppa, aga kui seda kasutad, siis seda ei tule, lihtsalt kaotab need bakterid ära. On üks eestikeelne kuldne lause, kust kokku ei aita, on oma tagumine pool. On WC-paber. WC-paberit on palju, poes lähed, valik on selline, et karjoppi kodus, lase mida tahad sinna alla. Aga siin on selle paberi omadus on nüüd see, et ta õigel hetkel on ta pehme ja tugev, aga kui ta jõuab sinna kassetti, natuke aega on ta seal keemias, aga ta lahustab praktiliselt ära. Mis on hästi oluline, et ei jääks selle liigendi külge neid tükke, kiti sinna kinni ja siis on jälle selliseid ebameeldivaid üllatuseid hästi kergelt tulemas. Selline ta nüüd oli siis pisike kiire ülevaade WC keemiast ja muidugi kõik need asjad on meil siin kaupluses alati valikus olemas. Tulge läbi, küsige nõu või vaadake õpetusvideoid. Aitäh!